Kuidas sa kommenteerid tänast päeva? Milles hakkama said? Pesime 39, et ilusamaks asi ei läinud, et on mis on. Ühesõnaga, kell on mingi 11:30. Me siin üks õhtu tegime Andrega siukest pela, vaata. Tiksusime minu juures ja siis tuli üks autooksjoni ja siis ma mängisin seal. Ja siis meil tekkis hasart. Me olime, et tegelikult me pidime lõpetama juba. Aga me ei lõpetanud. Ja me võitsime oksjoni. Nii et me võtsime ühe hariliku peldiku. Ja me saime normaalselt üle ka. Aga sellest me teeme selle pika õhtu, kell on mingi 23 midagi. Me oleme Võrus. Ja meil on siin mingi paar tundi koju sõita ja siis kui me kunagi garaaži jõuame, siis vaatame lähemalt, mida head me õssime. Ma võin öelda diiseriks juba, et midagi toredat see ei ole. Aga üllataval kombel nagu tegelikult mootorid asjad on nagu, töötavad nagu Antsu viiulid jumala hästi, aga no siin ikka, ma ei tea, ei olnud väga sujuv oksjon, võib nii öelda, et jõudsime kohale, siis pilt oli natukene midagi muud. Aga sellest hiljem. Praegu teeme väikse äratusampsu siin ja kuskil Võrus. Ja siis hakkame koju tagasi sõitma. Ja siin on see standardi vahe, vaata. Üks võtab siit, pumm. Oma! Mootor tuli. Tas auto, BMW, et on normaalne. Aga jah, meil hakkab siuke saaga nüüd, nii et näeme teiega juba siis, kui ilmselt õues on valge, aga seni kaua, jah. Aga ei ole ta midagi, saab sõidetud küll. Keitsi võiks proovida sellega, mul on selline tunne, et sellel on määnet nii palju ris. Aga ei ole mõistlik, ma arvan. Pigem ei ole. Kui lumimaa tuleb, siis saab ikka külgelast lumehangedes olla. Miks mitte? No nii Mr. Driver. Kuidas suksu sõitis? Üllatavalt hästi. Näeme kohe. Üllatavalt hästi. Kell on 2:30. Me ei tea, mis me teeme seda endaga. Aga me jõudsime üllataval kombel ilma sekelduseta ja jõudsime ilusti koju. Või mina olen kodus. Andrel on siin natukene minna veel mõned minutid. Aga siin me oleme. Auto vedas ilusti omal juhul ära. Üllatus ei olnud. Aga ütleme, et üllatus oli ostumomendil, et me tegelikult ostsime põrsakotis. Miks me seda ostsime, seda kuuleb homme, siis kui me oleme oma unetunnid täis saanud ja tööpäevad ära teinud. Aga selle autoga teed huvitav plaanid ja neid kõike plaane kuuleb juba varsti mõne aja pärast. Aga ma võin öelda juba väikse diiseri. Tegelikult pill üllataval kombel. Väga ok, sest et siin on väga palju, mis on väga halvasti, mis on varjatud olnud, aga sõitis, tiksub nagu ma ei tea, mis asi nagu kuriti kellas sepp autona. Vahet ei ole, vaatame homme üle ja vaatame, mis me teha saame sellega ja vaatame, kuidas me elu sisse saame anda, aga seni kaua näeme homme. Good morning people from the internet. Meil on täna laupäev. Esmaspäeval ostsime ühe auto Võrust ja täna me oleme laeva peal mingit järjekordset projekti tegemas. Ja see projekt tegelikult sai alguse meie kallilt peasponsorilt, Autodealer. Aga tegelikult tõesti, Autodealeris seal üks päev sirvisin ja siin kallil abikaasal ei ole enda autot, sõidab minu autoga ja ma mõtlesin, et see mure tuleb lahendada, sünnipäev on tulekul ja jõulud tulekul, et teeme selle mure lahenduse ära ja autor istub kõrval. Me vaatame talle tegelikult, see on Anette esimene auto, kõik teised autod on minu autod. Meil oli kodus selline kuum diskussioon selle üle ja siis ma nüüd siis otsustasin, et tundub päris hea ja raha on kaasas ja vaatame, kas saame ka jutule.
nii et näeme juba varsti, vaatame, kas saame selle auto ära ostetud. Ja siis kunagi, kui jõuame garaaži, vaatame selle Roika, mis me ostsime oksjonil. Selle Roikaga tegelikult meil on juba mõned asjad tehtud ja nii üllatus, kui see ka ei ole, siis see tegelikult ei olnudki nii roigas. Aga me näitame seda juba garaažis, mis see on ja mis me tegime sellega ja mis selle mõtted ja plaanid on, sest sellega on väiksed ideed ja vaatame, kas me saame need ideed tehtud. Aga senikaua me siin tiksume, õtsume, täna on need tormituuled on väits tuulised ja laev õtsub ja mul juba tegelikult süda lekib veidikene. Ma ei teadnud, et ma see veetundlik olen või see merehaige. Mulle tundub, et veits on. Ühesõnaga, näeme juba teiega mõne aja pärast siis, kui me oleme auto juures ja siis, kui me võib-olla ostame ära selle. Nii et stay tuned. One eternity later. Alustame sellest, mis meil on. Täna on täpselt nädal aega, kui me see auto ostmise projekt hakkas pihta. Me ostsime, tõime 39, sellega see on see nõues ja siis läheme kaasa. Meil on siin maja ja selline käge. Seda ei ole näha vist. Nii pime. Vola. Seda pole näha. See on see Troublemaker, sest et ma läksin ühte teist autot ostma, mis on nüüd sinu taga ja mis on nüüd ka sinu auto. Nii et pööra kaamera sinna. Esimene seeria 2.0. Ma ei tea, palju siin passis kilovatt on, aga persetunde järgi on ikka nagu ikka päris palju. Ja kui me nüüd siin garaaži ringi vaatame, siis meil on siin esiteks päris palju autosi. Meil on siin, kuna ma ostsin endale Winterbeateri, see on mu elu esimene Winterbeater, siis Winterbeateri jaoks on mul siin Tajoba varuosi, ehk siis me saame Andrega see aasta käia kõik kraavid Eestis läbi, sest et varuosi, uksi, keegi tuleb uksesse, uus uks, see on stangekraavi, uus stange, kõik on olemas. Mul oli see online shopping eile õhtul vist natukene liiga tegus ja siis me vaatame sinna. Siin on väikene võib-olla hint. Esiteks see auto tuli üli hea hinnaga, paari põhjusega. Aga ühesõnaga, siin on järgmise projekti varuosad ja see ei ole veel kõik, sest et ma panin pealt tonni veel varuosade peale mõlema kõikide 3 auto jaoks. Nii et jah, et me oleme käinud Võrul, me oleme käinud Saaremaal me käisime, auto ei sobinud. Tulime garaaži. Auto oli nagu visuaalselt oli tegelikult oli ju päris ilus, aga seal oli päris palju asju, mis ei olnud nii ilus ja millega me ei arvestanud ja millega nagu öeldi, et nagu ei ole ka ja siis kalkuleerisime koha peal ja Anette oli olnud emotsiooni ka, nii et me kõndisime minema. Ma arvan, et see, kelle autot me vaatamas käisime, ma arvan, et ei uskunud, et me minema kõnnime, et tulime Tallinnast Saaremaale niisama. Aga siis me tulime Saaremaalt tagasi, siis meie kallis sõber, minu kallis sõber Dennis kirjutas, Jou Kristo, mul on üks Winterbeater, läksin Winterbeaterit vaatama ja siis ta ütles, kuule, mul on sulle üks üllatus ka, siis ta näitas seda ja siis mõtlesime ära. Nii et ma olen päris palju raha kulutanud nädal ajaga. Dennis on päris palju kasumit teinud. Täitsa pekkis, vana juutne. Ja ma maksin selle Winterbeateri siukest klotsi ja siis ma ostsin veel kuradi paarisaja euro eest veel varuosiga. Ma ei tea, mis mul mõttes oli, aga ühesõnaga ma ostsin selle. Ja nüüd, kuna meil on autosi palju, meil on detaile palju, siis meil on vaja siin nüüd ruumi teha. Aga siis ma käisin täna veel poes garaaži asju ostmas. Mul on ikka rõvedalt raha kulutanud. Ma arvan, et see ei taha mu pangakonto nähagi. Ja nüüd on meil siin mingid riiulid asjad vaja kokku panna. Ühesõnaga, mis me kell on? Mul on tööpäeva tehtud täna. Aga see oksjonipill, millega ma ütlesin, et normaalne kotlet on ju pellik. Tegelikult ei olegi nii pellik. Sai ülevaatuse peale, tõid Võrust Tallinnasse ja Andre käis täna varuosa tiirul ja siis läks katki. Ühesõnaga, hakkame pihta. Kuskilt otsast. Look at these things very carefully. I mean, very carefully. Now look what I'm doing with it. No tere! Meil on lõpuks käes autoehituspäev.
me oleme igasuguseid autosid toonud, selle kohta filmime natukene siin võib-olla. Ja nüüd on päev, kus me hakkame remontima neid. Esimene ohver, täna on meil maha kantud esimene seeria. Maha kantud on huvitava põhjuse pärast, me näitame ka, miks ta maha kanti. Kohe ajame sisse, hakkame vaatama, mis siin viga on. Siin on nagu näha, siis erinevad tulukesed põlevad armatuuris ja ta on praegu limbis, sest et ABS-i andur või veopõll on vigane, nii et alustame sealt, siis on amordid, täishoole ja kõik, mille pärast see auto maha kanti, on tegelikult väike tagakõks, vigastada sai ainult stange ja tagatuli, nii et tegelikult ei ole väga hullu midagi. Ja meil on siin see esimene seeria ja õues nüüd ootavad ülejäänud teised autod. Meil on see Winterbeater, mis tahab kätt külge saada, et siin viimased asjad teha, et see sõidaks ilusti. Ja siis 39, mis me oksjent tõssime, mis tundus jumala lannapill, sai ülevaatuse särki-värki ja siis läks katki. Jumala lambi põhjusel läks katki. Siin on see EGR-i toru, pole enam, lendas minema ja et seda EGR-i toru ära saada nüüd, seal on 2 polti, mis on Beetis, aga see on Andre projekt. Mina tegelen oma esimese seeriaga täna. Nii et mina teen toas soojas autot, Andre teeb õues ja kui meil esimene seeria saab täna tehtud, siis me näitame ka oma Winterbeaterit, mis me nüüd tõssime. Ja see on ilge, ma ei tea. Ma siiamaani vaatan seda autot, ma ei kujuta ette, kuidas ma seda raha maksin, aga Winterbeater, see näeb kraave, see näeb palle, see näeb rada, nii et ma arvan suht okei küll tegelikult. Ja ma olen tegelikult selle auto jaoks juba ilusti valmis ostnud juba uue stange, uued tiivad ja ideaalis see auto peaks nüüd äkki järgmine nädal, ülejärgmine nädal, vaatame, kuidas mul ajaga ja rahaga on, sest et me värvime ära ka veel selle, et tagatiivad läheb värvi, tagastange ja esitiib. Jah, nii et saab tegus olema, näete timelapsi ja paneme timelapsi käima ja alustame selle seiklusega, mis meid täna ees ootab. Ja see on valmis nüüd meie poolt, et tegime siin ilusti suure hoolduse ära, kõik filtrid, uued õlid, kõik väiksemad asjad ja nüüd ongi tegelikult auto täiesti lahti osandatud. Ühtegi keredetaili enam sisuliselt küljes ei ole, et auto läheb värvi nüüd homme ja lähevad siis, saab ilusti kõik esitiivad, tagastanged, kõik ilusti värvitud. Ja kui me enne mõtlesin, et auto maha kantud taugumise kõksu pärast, siis see tagumine kõks oligi sisuliselt ainult stangetala
ja ega siin midagi muud rohkem ei olnudki, et tegelikult siin väike mülk tagumisel luugil, aga midagi hullu küll ei ole, et nüüd on korda tehtud ja ma arvan, see auto saab uue kuue, et siin saab päris palju värvitud ja see saab päris ilusaks, ma usun, et meil on kõik mõeldud ja tehtud, et on päris siuke suur projekt olnud ja nüüd ongi tegelikult video lõpeb sellega, et ma sõidan auto välja värvitöökotta ja järgmine video algab sellega, kus me hakkame seda autot kokku panema. See auto peaks circa nädala pärast valmis olema, ma loodan, ma usun sellepärast, et see on naise sünnipäevakink, nii et sünnipäeval tahaks üle anda ja siis ega ei olegi midagi. Ja vaatame, mis projektid siin veel ees ootavad, sest tegelikult meil on päris palju on asju, mis nüüd hakkab tulema, mis me teeme. Meil on driftikas selja taga, millel on väiksed uuendused vaja teha ja siis on veel hunnik autosi. E39 kohta nii palju, et auto müügis, müügikuulutuse Alex paneb siia kohe ja suht ei filminudki midagi. Tegelikult see väga midagi põnevat olnud. Ainus asi, mis me seal tegime, kuna me saime selle autoga üle, meil oli seal pidurid olid õhutamata, mingi väiksed asjad veel, need kõik me tegime korda juba ja polegi rohkem sellega väga midagi teha ja filmida. Et ma arvasin, et see on mingi suurem projekt, kui me seal koha peale läksime ja autot nägime, aga tegelikult on auto päris hea ja Andre sõidab sellega siin igapäevaselt. Et nii tševo. Aga sellega see video lõpeb, nii et pane like, share, subscribe ja juba näeme järgmises videos uute tegemistega, võib-olla juba siis, kus me hakkame seda ilusat suksuk kokku panema ja äkki see auto saab veel ilusa kuue. Praegu on natuke roostes, aga see on nüüd kohe-kohe tehtav ja korras, nii et näeme juba järgmine kord.